Eesti lõõtspill, elagu Eesti rahvamuusika, elagu rahvalõõts. Ja võib minna. Nii, järgmiseks looks on, kuna mandoliini polka oli ära, siis meie seda lugu ei mängi. Me mängime nüüd Võidumarssi.
tore on vaadata siit tantsijaid. Järgmiseks looks on Saadab mind suvari. See tuleb. Aitäh.
nüüd meile toodi lisapill ja nüüd me teeme viimase loo. Soome polka. Täname suurepäraseid tantsijaid ja peatsete kohtumisteni. Aitäh ja Mati, tule sina siia poole. Ja, elagu Pärnu Lõtsa haiget. Kui haige sa ise oled? No seda haigust ma ei tea, mis 10 palli süsteemis siis 10 ja veel +2 juurde. Kas haigus levib talviti või suvel ka või aasta ringi? Tähendab, see Pärnu haigus on hakanud nüüd seasi levima, et ta juba siirdab juuri sinna Viljandi poole, hakkab sealt klubist rahvast võtma enda poole. Ja teil on haigeid nii noori kui vanu? Ja meil on tulnud juurde noori mängijaid ja muidugi vana kaadervärk, kaardivägi on meil tugev. No tähendab, Pärnu on meil üks selline hea sõpruskogukond, kes alati tuleb meie üritustele, võtab meie üritustest osa ja võtab sellise suure kogukonnaga kohe. Nad tulevad seal kuni 40 inimest on vahepeal olnud, et tulevad meil Põlvasse külla muusikat tooma. No tavaliselt me tuleme 20-kohalise bussiga. Einu on meil alati laua katnud ja sööme kõhud täis ja mängime pilli ja samas jälle kutsume Einu enda juurde ja mängime jälle pilli ja sööme. Eks meil nii vastastikku see asi me käibki. Klubis on tegelikult ametlikult on meil nagu kirjade järgi 34 ametliku klubi liiget pluss paarkümmend niisama käijat. Aga jah, väga palju liikmeid, super. Aga alustame algusest. Võib-olla mina tahtsin küsida vahele, et äkki Pärnus polegi rohkem rahvast, kui teie klubis on. Ei no, mõned Karmoska mängijad on ka, kõike pole õnnestunud enda juurde saada ja suupile mängijaid. Aga alustame algusest. Tegelikult me peame ära mainima ühe mehe nime, kes selle kõigega alustas, koos sinuga muidugi, varalahkunud lõõtsameeste sõber Peeter Joosep. Tema oli see, kes oli teie tuline eestvedaja. No Peetriga oli kõigepealt esimene minu lõõtsa kursus oli Pajusis. Seal ma hakkasin teadma, mis asi on lõõtspill ja et Pärnus kellegagi mängida, siis ma uurisin, et kellega seal võiks mängida, et rahvast kokku ajada just selle pärast. Mitte et lihtsalt kohe koos temaga mängima hakata, vaid
ja arvutist uurisin, seal oli igasugust nime ja siukse tõsise näoga mees oli karmi pilguga Peeter Joosep. Ja ükskord suve ajal Kuursaalist mööda minnes kuulen, Suupill mängib. Astun sisse, käskisin naise veel, panin pargipingi peale, et nüüd puhka ja võta päikest. Läksin sisse, Suupilli festival. Ja õnneks oli seal vaheaeg ja tundsin arvuti pildi järgi ära siukse mehe nagu Peeter Joosep. Ja istusin Peetrile kõrvale, tutvustan ennast, et mina olen see ja see, et teen ka vaikest viisi lõõtspilli juba. Peeter vaatas sellise hullu pilguga mind, et nagu mingi pidalitõbine, et tema on terve elu Pärnus elanud ja ei tea ühtegi inimest, kes Pärnus teeks lõõtspille. Ütles, et ma tulen vaatama 5 minutiks su juurde. Tuli samal päeval, see läks üle tunni, ma ei tea, kuidas see Suupilli festival edasi kestis ja nii meie tutvus ja asi alguse saigi. Aga Peetril oli see rahvas tuttav ja kõik need sidemed, asjad, kus kaudu neid asju ajada. Nii et Peetriga me koos alustasime, tänu temale. Aga tähendab, te mitte seal Pärnus ei mängi lõõtspilli, vaid te ka ehitate neid lõõtspille. Seal on nii mitmeidki uusi meistreid, keda võib-olla minagi veel ei tea. No osa meistrid on siuksed, kes ei ole Einu käe õppinud, aga osa on Einu juba välja koolitanud, tulevad sinna juba ise pille tegema. Ma usun, et meie klubist on ka päris mitmed, kes on Einu juures käinud pilli tegemas. On. Ja mitmed, kes ei ole käinud. See on hea, see on igal pillimeistril, siis tekib oma käekiri. Pärnu lõõtspilli haikete selts! Ja ansambel Jokk, sõna on teie. Võite alustada. Tere õhtust! Teie ees on ansambel Jokk ja tutvustuseks ütlen, et tegemist on rahvusvahelise kollektiiviga, sest meil on mängijaid Võrumaalt kuni Lääne-Virumaani, on võrulasi Põlvast ja kui vaadata veel, kust nad kõik pärit on, siis põhimõtteliselt on terve Eesti kaetud. Ja kuna meil on väga rahvusvaheline ja inimesed on väga eri kandis, siis me mängime hakatuseks ühe loo Võrumaalt ja ühe loo Saaremaalt ja siis vaatame, mis edasi juhtub. Aitüma.
Aitäh, mul on väga hea meel, et mõned siia tulnud inimesed said aru, et tegemist on tantsumuusikaga. Kõiki, tänan teid kõiki. Ja järgmine lugu, ma tean, et siin on ka saalis mõned saarlased. Ma ise ka olen muide Saaremaalt pärit. Mängime kena loo. Ja mängime ühe valsi Saaremaalt, mis kannab pealkirja Saaremaa valss, aga nii palju, kui mul õnnestus välja selgitada, siis Raimond Valgre ei ole seda lugu kirjutanud. Järgmise loo me tahaks pühendada hoopiski Pärnu inimestele. Väga tore, et olete nii kaugelt tulnud. Natuke kurb ka, et ühte meie ühissõpra enam meie hulgas pole. Aga järgmine lugu oli selline, mis talle väga meeldis, mida ta ise ka laulis. Ja me nüüd esitame selle mõeldes oma lahkunud sõbrale. Päikesest taamal pilvepiir, kaldast eemaldub laev, ootab ees meremeest, pikk ja kiua kestev rännutee. Nii palju nad näevad nüüd kaugeid võõraid maid, õunapäikest ja merd, kauget Riot ja Shanghai, koireid rõõmussa suuremat olla küll see, kui on kiilu all kord kodutee. Näinet päike ja tuul ainsaks kaaseks meid ees, näinet päike ja tuul kõik ja loodavad neid ees, ja kui tõusebki torm, ei nad tormale siin.
aitama. Kurbus rõõm ilmehel ei, kes see teha, kuis ta käsi käib, kuni veel käsi hoida pilli või. Elagu Eesti lõõtspill, elagu Eesti rahvamuusika, elagu rahvalõõts.